Tere hommikust, no. Normaalne ilm ju. Kell on 12 juba. Kell 11 pidi ära lõppema. Nüüd juba 1. Pidi vihm ära, alguses pidi kell 11 ära lõppema. Pidime täna minema väiksel matkale, aga enam ei lähe kuhugi, sest kõik on niisugune mudaväli siin lihtsalt. Jah, just Kärdiga rääkisime, et kogu meie see videod on suht ühesugused, et lähme sinna, ei saa minna, sõidame edasi. Tere, siin meie ööbimiskoht. Ja hommikul läheb sama juht edasi jälle. Jälle sajab. Jälle on kinni. Jälle ei saa midagi teha. No ja mida me teeme? Midagi ei tee. No ei lähe siukse ilmaga. Oleks siis nagu... Oleks siis lihtsalt, et sajab, aga siin ju kõigest lähed mudaseks. Siin ei ole ju nagu mingit teed nii-öelda. Et sõime hommikus... Kas või nagu mingi väike sadu, et oleks mingi... Noh, et saad ikkagi jalutada, aga suksel ajab, saad liige märjaks lihtsalt, siis saad külma ja taigeks ja... Nii on. Kuidagi see Hispaania on nagu kogu aeg sadanud lihtsalt. Lihtsalt põhimõtteliselt kogu aeg on sadanud. Siis kui me sõidame, siis läheb ilusaks nagu. Jah, reaalselt. Et ma ei tea. Seda ma räägin, sellepärast, et seal Atlandi ookeani peal on praegu need tormid. Sellepärast need kõik Iirimaa ja kõik on valmis seal. Oma tormide asjadega. Vot, siuke see meie elu on. Jah, Hispaaniaga pole vedanud, et Portugalis olid meil väga ilusad ilmad enamasti, nii et... Kui hakkasime jälle Hispaania poole olema, läks jälle ilmad koledast lihtsalt. Jep. Nii et täna ei ole jälle midagi muud kui sõidame, aga ma mõtlen, et äkki võib-olla täna sõidame siis natuke rohkem, et siis kui kuskil vahepeal joppab mingi parem ilm, siis saame midagi tarka teha. Jah, ma mõtlesin. Et me tegelikult oleme neid ööbimiskohti vaatanud sellise pilguga, et saaks nagu hommikul midagi teha, või enne lõunat või mis iganes. Aga iga kord, kui märkame, on ilm lihtsalt siuke nagu, mida sa siis teed, no? Et siis vaatame, võib-olla täna sõidab natuke kauem või kui kuskil poole tee peal läheb ilm ilusamaks, siis proovime leida tee pealt mingi koha, et äkki saab midagi tarka ka teha. Tahaks natuke liigutada ennast. Ma tahaks küll vaadata. Aga olgu selline hommik meil siis. Me pakime nüüd kohe kokku, ma pakin ennast siit voodist välja ja vaatame, kuidas me siit alla saame, sest siin on ka mõnusad kruusateed, nii et ei tea. See kiviteed on normaalne. Milline kivitee? See on kruusatee. No aga see on suht kivine. Ei no seda küll, jah. No vaatame, kui mudane see on. Vot, igastahes ei ole midagi ilusat näidata teile. Peace. See tee, mis ma ütlesin, et see tundub täitsa ok. On kasvatud. No, asfalt, jah. See siin oli ikka väga väike juht.
Õissaare prügikastid, mis on ülihea, sest et noh, nagu Kärdi prügiseiklused. Eile ma õnneks sain ka siuksesse parki nagu visata ja täna sain sinna üles visata nagu prügi. Aga jah, saime made it. Seal oli reaalselt mingisugune 300 meetrit või 400 meetrit seda kehva teed. Eile me sõitsime mingi 4 kilomeetrit. No eile me sõitsime mingi 4 kiltse ja no seal oli ikka siuke off-road, et seal vahepeal mul oli mõte, et kas, kui ma sealt tagasi pean tulema, et kuidas ma sealt lähen, et kas Matilda üldse läheb, aga tuleb välja, et nagu alati me läheme valelt poolt nagu. Ma ei tea, kas ainult meiega juhtub nii või kõigi teistega ka, aga nagu nii tihti juhtub seda, et me läheme mööda mingit valet teed ööbimiskohta ja siis vahest loeme pärast kommentaaridest, seal oli kirjas, et ärge minge sealt, on ju. Ühe korra me isegi lugesime ja läksime teist kaudu, läksime mingi ringiga ja saimegi normaalse tee pealt. Aga vahest sellel ei olnud kirjas. Sellel ei olnud isegi kirjas, just. Et ja kui ei olegi kirjas, me lihtsalt lähme, on ju, ja no mis see siis ikka, tee on tee, on ju. Ja siis satume siukse kelpa peale ja no me oleme ikka siukestes kohtades sõitnud, kus ei peaks sõitma. No reaalselt, aga no Matilda on seni meid üles viinud. Ei, no ta on ikka väga toonud, aga lihtsalt kui ikka kasulik seda on, ei tea. No, varsti sa tead, mehaanik vaatab ta üle varsti. Mehaanik. Igatahes vaadake vorsti. Vorstil on jope seljas. Tal on natuke see lõta, sest on natuke püssiken, aga aga me sõitsime, siis ma otsisin netist mingi hidden gems, mingi kohti ja siis järsku nägin, et 15 minuti pärast oleme ühes kohas. Nii et me keerasime maha, tulime siia. Siin on eraldi motorhoomide parkla, saime siia parkida. Ja siis me lähme vaatame mingid asju. Ja mis selle koha nimi oli? Kadiks vist. Kaudiks. Sama asi. Vot, me nüüd siis kõnnime edasi ja näitame teile maailma. Teie vaadake, kui nullu vorst on. Saame ka koera ja Kärt võtab junnid. Sapi. Kärt korjab junne. Ma tahtsin näidata, kui külm on. Mul on müts peas, kindad käes, räigelt külm. Ma ütlesin ka, et ära ole siuke pirtsakas. Ja me vist lähme seda vaatama vist. See on mingi katedraal või? Ma ka ei tea. No sina tõid meid siia. Ega ma ei tea, kuhu ma ütlesin, et ma nägin koha nime, see oli lähedal, ma panin sinna. Rohkem ma ei tea sellest midagi. Ja nii me asju organiseerimegi, et me lihtsalt lampi võtleme, läheks sinna ja ega me rohkem ei uuri mingi, see tundub suht ok, lähme. Siis lähme sinna, see on mingi, see on kinni, ok, ei saanudki. Ja nii me asju organiseerimegi. Me ei planeeri väga ette asju, mingi 3 kuud ette. Nüüd peame sinna minema või sinna, väga ei planeeri nagu. Ja eks see jalutuskäik nüüd siin tuleb ka siuke, et me ei tea, kuhu me lähme ja mida me teeme. Nii et Maps on äkki. Tea, lähme. Proovime üle tee saada. Siuke elu. Olgu, vaatame, mis tuleb. See koer lase mul elada lihtsalt. Lood on siis järgmised, millised? Nägime katedraalis, saab minna torni, saab muuseumisse särki-värki, mõtlesime, okei. Õues hakkas räiget sadama, läks ilgelt pahaks ilm. Okei, mõtlesime 3-1. Viime koera sooja, sest ta juba värises. Tuleme tagasi ise siia katedraali, ootame, kuni vihm läheb mööda ja siis vaatame linna edasi. Tuleme siia, värav kinni pandud. Autod ka sõidavad. No kurat. Värav kinni pandud. Ja kell on kell 2. Tuleb välja kell 4 tehakse uuesti lahti. Siesta! Mingi kes see 2-4 siestat, ma ei tea. Igas tahes. Nüüd me peame 2 tundi tegevust. Näete müüri mu selle taga, jah? Näete, jah? Tahaks sisse saada. Ei tea, kust.
Me pole isegi ühtegi väravat leidnud. Lihtsalt mingi müür. Mingid jutustused on, see kindlus on siuke nii äge värki. Aga nagu kust ligi saab? Ma ei tea. Ahvatleme edasi. Kuule, seal on mingi trepp. Ja mul on tunne siuke, et kui me sinna kohale jõuame, mis on mingi värav ees, ütleb mingi kella 6 teeme lahti 10 minutiks. See on suht kindel. Et 4 tehakse see kansa. Vaatame, siin on mingisugused trepid. Ma arvan, et me jõudsime õigema koha juurde. Aga me oleme reaalselt mingi, ma ei tea, mitu tiiru teinud. Ma ei saa aru nagu... Kuidas meie käes üks sellest? Sest me ei valmistu asjadeks, me ei uuri, me ei otsi, kust saab ligi ja kust ei saa ligi. Igastahes me vaatame. Siin on mingi värav juba ees, ma näen. Siit muidu ilmselt saab sisse, aga värav on ees. Me piilume vära vahelt sisse. Kinni. Muidu siuke ta peaks olema, ma ei tea. Kärt kadus ka ära. Mitte midagi. Mitte midagi ei ole kirjas. No vaatame, siit saame veel minna edasi ümber selle. Tuppa ei saanud, aga... Jah, ühesõnaga siia ei saa tuppa, sest see on closed. Et jah, ilmselt jälle tehakse mingi suveperioodil lahti. Praegu oli kinni, mis on veits kurb, aga seal ikka. Nüüd me lähme vaatame koopaid. Ehk me sinna saame, me ei tea. Me lähme vaatame koopa inimesi. Lähme vaatame koopa ja seal inimestel reaalselt nagu elavad koobastes. Nii et, aga seal keegi kirjutas, et kui keegi pakub sisse tulla, siis ei tohi minna, sest ta hakkab raha küsima. Nii, aga eks me lähme vaatame, mis siis ta joob. No vaatas, on kõik täis. Meid on nende sildides on mingi markeriga joonistatud. Guašiga teed. Ma arvan küll, jah. I'll send a signal flare if everything goes right. Just sleep and dream while riding on the wave of light. Everything's changed, buried under graves, out on the runway. Ei ole päris koopad ja inimesed ei ole lõkke ümber. Aga jah, mäeahelike sisse siis, ega siin on sellised vähe korralikumad. Seal kaugemal kuskil on mingisugused rohkem koopu inimesed ka. Ja siin on veel jah, neid maju. Me ei hakanud väga kaugele ja sügavale minema. Las inimesed elavad oma elu ka. Käisime siis seal vaateplatvormi peal ja vaatasime sealt. Ja on näha küll, eks igaüks, kes tahab lähemalt vaadata, tuleb ise vaatab. Aga nüüd lähme otsime süüa. Kui ei leia, siis lähme sööme bussis ja siis varsti on kell 4, siis saame sinna katedraali ja siis saab päeval õhtuks lugeda. No siis vaatame mingi ööbimise ja sõidame minema. Ilmselt siia ööseks ei jää. We can drink the rain, come back home again. Nothing lights as brightly as the darkness in the dawn. Please don't fly away. And out
themselves and blinded to a single. Siin käisime siis söömas, siuke koht. Rohkem tundub mingi öökoht, siuke, või no õhtukoht, siuke baar. Ja siin on väga ilus terrass tegelikult, kus on väga ilusad vaated, aga täna oli natuke külm, me ei läinud terrassi peale. Natukene. Aga saime siis söönuks. Noh, ütleme nii. Mina jälle panin veits pange nagu ikka. Sellepärast mulle ei meeldigi väljas söömas käia, siis ma ei kunagi ei tea, mida teed leida. Ta võtab alati mingid imelikke asju, selle asemel, et võtta teada-tuntud värke. Nii. Aga kuidas me siis kommenteerime? Kommenteerime nii, et kas see oli parim söök, mida me kunagi söönud oleme? Ei. Kas see oli midagi halba? Ei. Nii et täitsa ok. Me jäime rahule ja läks ainult 18 €. See kakao oli jumala hea. Ja kohv oli ka hea, jah? Sellega ja ma ütleks, et see oli väga hea kakao. Ja jäi meile lihtsalt tee peale ja sobis täpselt meie ajaaknasse. Nüüd me saame täpselt minna katedraali, vaadata katedraali ära ja kõik sobib ideaalne. Selles ajastus oli hea. Et jah, nii et katedraalis näeme. Ronime siia torni nüüd. Palju see pilet oli? 17. 2 piletit kokku? Ja sinule oli 9, mul oli 8. Okei. Igastahes alust muuseumi ja siis see torn kokku, siis anti mingi telefon ka kaasa. Saad telefoniga kuulata. Aga igastahes kõigepealt siis siia torni. Vist jõudsime kuhugi. Ma vaatan siia ka Kärt ei vaata. Ahah, siit ei tohi ronida. Siin on mingi teine käik. Huvitav, nagu 2 treppi läheks üksteisest mööda, siis. Nii. Üli hea. Mul on jälle mingi tutt-pitne. Ma ei tea, ma võtsin praegu mütsi ära. Läheme siis edasi. Nii, nüüd me jõudsime siia ülesse. Seal on Matilda teha. Kuskil seal. Matilda, aga. Sealt alt tulime. Mööda keertreppi. Ja kui ma enne näitasin korraks sealt kuskilt piilusin. Kurat, see on päris ilus linn. Kõik need vanad asjad, see kindlus, kuhu me tahtsime sisse pääseda, on siit näha nüüd. Aga kui ma enne näitasin, et seal oli nagu teine staircase või teine trepp, keertrepp, mis läks alla samamoodi. Seda kutsutakse Da Vinci trepiks. Ja seda ei ole mujal Euroopas. Mujal Euroopa kuskil katedraalides ega kirikus ega mitte kuskil, kui ainult siin nagu. Ehk siis one of the kind nii-öelda. Kahjuks see teine trepp oli siis kinni, et ülikuul oleks olnud, kui saaks ühtemoodi ühtepidi üles tulla ja teistpidi alla minna, aga ikkagi väga kihvt. Ja see jutt, mis siin räägiti, oli ikka väga pikk ja põhjalik seal telefonis. Et me vahepeal oli kaamerast juba näha ka, jõudsime sinna kellaelistaja kambritesse, siis et see vend, kes siin nagu kella helistas, see elas vist seal. Me ei ole veel juttu kuulanud, me pärast kuulame ja siis ma räägin lühidalt mingi kokkuvõtte äkki. Aga jah, praegu me oleme siis siin kellatornis. Ja vist saab isegi veel kõrgemale minna. Aga vaadake, kui ilus. Nagu see kindlus seal oleks ka ülikihvt olnud. Ja seal kindluse taga on siis nii-öelda see, need koopad, kus me käisime või need koopaküla nagu. Ja need mäed. Kui ilus. No võt, ja nii me satume. Ja siit on jah see Rooma teater nüüd näha. Ülevalt võib-olla natuke parem aru saada. Aga näe, kogemata satume siukestesse kohtadesse, mis on väga cool. Ja nagu kogu seda linna ümbritsevad lihtsalt igast küljest mäed. Lihtsalt kogu aeg mäed. Suht mõnus. Ma võiksin see kellahelista jälle küll, kui siit saaks hommikul ärgata sükeste vaadetega. Why not? Väga kihvt. Aga vaikselt liigume edasi, siit saab veel kõrgemal äga, kui ma eksi. Tänapäeval siis kellahelistajad
asendavad sellised elektrimootorid lihtsalt. Mis siis õigel kellaajal hakkavad õiges rütmis seda lööma. Enam ei ole kellalööjat vaja. Tänapäeval on ainult elektroonikat vaja. Aga kellad on ikka samad vanad. Lihtsalt kellaraputaja on automatiseeritud. Ja neid kellasid peaks palju see kellad kuskil kell lööma. Kell on 16:17, mis 13 minutit. 13 minuti pärast peaks kellad lööma hakkama. No 13 minutit siin üleval vist ei ole. Aga see on nagu väga suur ala, et kui kärt läheb teise otsa. See on nagu, ma võin umbes mõõta, kui suur see ala siin on. Nagu, no ütleme, siin on veel selline aed ümber on ja oleks veel mingi 2-3 meetrit. 1, 2, 8. No ma arvan, et mingi 10 meetrit on see läbimõõt siin. Või nagu see ruut. Mis on päris suur ju. 100 ruutmeetrit lihtsalt siin üleval peita. Näed. Ja no lage. Kõrgust on ikka päris palju. Aga kihvt koht. Oli väärt seda, et 4 siin oodata seda. Ja see on alles algus, et me muuseumisse veel lähme, siia kirikusse saab veel ja nii edasi. Külmast võetud kärt ka. Muy bien. Algu me läheme siia alla, vaatame seda kellalööja eluruumi ja kuulame seal jutud ära, et seal on veel juttu kuulata meil kõvasti. Hallo! Ühesõnaga kuulasin nüüd jutu ära, et jah, siis see kellalööja elas koos oma perega siin korrusel. Neil oli kokku siis 7 tuba, 140 ruutmeetrit ruumi. Et siis otse sinna ruumi sisenedes on siis vanemate magamistuba, kus siis vanemad magasid. See on siis siuke nii-öelda elutuba. Siis siin oli lastetuba. On ka mänguasju näha. Ja seal maas. Ja siis siin edasi, kuhu meid ei lasta. Noh, on need siis, siin oli nagu köök ja sahver ja mingi laoruum siis neil eraldi veel. Ja siin nad siis elasid ja selle kellalööja ülesanneteks oli siis kellalüüa erinevate sündmuste korral. Näiteks hoiatas elanikke maavärinate eest ja kui tulekahjude eest ja mingite sükest asjadest, samamoodi mingid õnnelikumad sündmused, kui mingi prints või printsess sündis, siis löödi kella ja iga see kellalöök siis oli erinev, et ei olnud kogu aeg ühtemoodi kella ei löödud, vaid väga palju erinevaid mooduseid pidi olema siis ja see kellalööja pidi kõike oskama. Ja samamoodi oli siis tema ülesanne ka neid kellasid hooldada, et need ikkagi ilusasti heliseksid seal. Siuke lugu siis. Päris huvitav koht, kus üles kasvada selles mõttes lapsena. Seal üleval on need kellad, mis igale kellal on antud nimi. Mehed nimed, naise nimed. Ja mitu kella kokku on? 13 kella. Saint Joseph ja oli mingi boy Jesus, Elisabeth oli ka. Ühesõnaga nimed meelde ei jäänud. No need on tavaliselt siuksed kristis. Ilmselt saab guugeldada, keda huvitavad kellanimed, mis nimesid pandi kellale, on ju. Kui meil lehmadele pandi puntusid ja laigusid ja asju, siis vaadake, mis nimesid kelladele pandi. Vanas Hispaanias. Taevas. Tegelikult ei ole. Aga näeb välja nagu taevas. Hakkame nüüd alla minema siit.
ööbimiskohas siis nii palju. Viimased 200 meetrit on minna. Ehk me peame siit ringiga minna teiselt poolt. On see võimalik või? Ja on ikka. Siit on täitsa võimalik minna teiselt poolt. Aga nüüd tuleb tagasi see kõik see maa sõita siit. Ei, see tee oli hea õnneks. Kitsed olid. Kitsed olid kuskil tee peal, jaa, aga muidu on nagu tee on asfalt on nagu, jah. Oleks siis kuskil varem pandud silt mingi, et kuule, seal tuleb remont. Mitte midagi ei olnud. Need on oliivipuud või? Need on oliivipuud kõik, jah. No jah, lähme siis otsime, kas lähme teistpidi. Selline see Vändaigi ööbimise koht on. Vahest läheb sellega väga kaua aega, et ööbimine leida. Jah, no see ongi, et pole nagu mingeid kirju või asju ka, et siis... Aga no oleme siin oliivi istanduste vahel. Jah, Tegelikult on väga ilus koht. ilus koht on jah, ja taevas on ilus ja kõik on nagu väga ilus. Aga noh, eks me sõidame ja otsime, kas saame teisel pool nagu Poolas. Mäletate, sõitsime ühele poole ja tuli välja, et saab teiselt poolt. Ja, no ma juba siia sõites vaatasin kaarti, mõtlesin, et kurat jälle tulime poolt teiselt poolt üks lühem maalt, aga noh, mis sa teed? Aga tee on ilus ja noh, tegelikult vaade siit on väga ilus, kui siin linnake hakkab alles veel uinuma, siin tulukesed alles lähevad põlema ja noh, siin ei ole nagu probleemi, et autot lõhuks midagi, et siin on selles mõttes väga lihtne. Tere hilisõhtust. Ma isegi ei tea, mis me viimase klipi tegime. Ühesõnaga, ma ei tea, kus me viimati rääkisime teiega või ei rääkinud. Ah? Taevast ilmust. Igastas me oleme siin kuskil oleme. Nagu näha, me oleme mulle väsinud, vähemalt mina olen täiega väsinud. Kärt tundub ka, et on väsinud, ta natuke pahur ka. Väsinud. Mis sa oled siis? Ma lihtsalt olen oma mõtetes. Oma mõtetes? Sul on mõtted või? Jah, on. Ma mõtlesin, okei. Igastas. Tegin video valmis. Renderdab nüüd. Ma ei tea, mis sest tuli, sest ma olen nii väsinud. Värvid tegin ära. Nimed panin külge, nii et võiks nagu okk olla. Aga enam-vähem, ma ei tea, noh. Mulle tundub, et mu performance on kehva siin selle arvutega. Et jah, aga noh, vaatame, mis tuleb. Kohe saab renderdada, siis me saame vaadata. Igastahes Kärt teeb mulle veel nuudleid siin, et ma saaks süüa, sest mul on kõht nii tühi, aga kell on tegelikult 11 läbi juba. Nii et tegelikult peaks magama, aga mul on kõht tühi, pea valutab ja ma olen räigelt väsinud. Nii et, aga ma lihtsalt tahtsin öelda mingid viimased sõnad veel. Et eks hommikul siis proovime näidata, kus me oleme, sest me jõudsime siia väga pimedas jälle. Sest, seda vist Kärt näitas, et me sõitsime ühte kohta ja siis oli see teeremont oli ees, et me ei saanud siit tulla, siis me tulime ringiga siia tagasi, siia samma kohta, kuhu me tahtsime alguses tulla, nii et me oleme ikkagi siin samas kohas, kus me tahtsime olla. Ja siit oli ka tegelikult päris ilus vaade, aga pime oli, aga noh, mingit linnakest oli näha siit teemalt ja aga hommikul näitame seda rohkem teile. Igastahes hea tööd ja näeme siis homme jälle teiega.